Väätsa tehisjärv ei olnud enam vaikne pelgalt loodusnähtusena. See vaikis nagu kuriteopaik. Just siin paadisillal istus Gertrud Elisabeth tol varahommikul, kurbus tihedalt ümber südame mässitud. Ta oli harjunud kontrolliga, detailne plaan sisekujunduses, täpne pintslijoon meigis, distsipliin trenniklubis ja kirg tantsuplatsil. Aga täna ei allunud mitte miski. Siis tuli X. Tema aerude rütm lõikas uttu nagu kellavärk. 50 kätekõverdust igal hommikul olid jätnud temasse jõu, mida ei saanud teeselda. See jõud ja see lihasmäng, see oli ehe. Ekstreemspordiürituste austajana oli ta harjunud kaose ja riskiga ja ära tundma, millal keegi on murdepunktis. Nende kahe kohtumine paadisillal oleks võinud jääda juhuslikuks, aga juhused ei püsi kunagi kaua. Mõni tund hiljem, kui järve teisel kaldal algas päästeoperatsioon, said nad teada, et veest oli leitud surnukeha. Kohalik mees, käed seotud, uppumine lavastatud. Gertrudi silmad aga ei peegeldanud õudust, vaid keskendumist. Keegi ei tapa järve ääres juhuslikult, ütles ta vaikselt. See on alati sümbol. X vaatas talle otsa ja sai aru. See naine, ta ei kavatse kõrval astuda. See naine tegutseb. Siit algas Gertrud ja X-in ühine teekond. Ja see ühine teekond viis nad Kosele, valda, milles silt kuulutas uhkelt Väega vee vald. Aga irooniliselt avastasid nad juba esimese tunni jooksul, et joogivett polnud siit küll kusagilt saada. Kraanid olid kinni, letid vanavaralaadal joogiveest tühjad. Ainus, mis siin voolas, oli koduvein ja koduõlu. Aga Gertrud ja X-i see ei rahuldanud. Vesi oli see, mida need kaks vajasid. Gertrud luges sellest välja ka hoopis oma vihje. Vesi on siin nagu tõde, pomises Gertrud. Kõik räägivad sellest, aga keegi ei jaga. X märkas, et sama ürituse korraldustiimis oli nimi, mis kattus Väätsa luppununa leitud mehe viimase kõnega. Muster hakkas joonistuma. Viimane pusletükk ilmus Paunküla veehoidla ääres, kus nad ööseks oma kämpariga peatusid. Paunküla järv oli must ja liikumatult ähvardav. Hommikul ärgates avastasid Gertrud ja Igor, et puhkekeskuses polnud tilkagi joogivett. Telefonid ei töötanud, vaikus oli liiga sügav. Ja siis nad leidsid teise surnud keha. Seekord polnud kahtlust. Mõrv. Ja seekord teadis tapja, et X ja Gertrud on lähedal. Järgnevad sündmused olid kiired ja halastamatud. X kasutas oma kiiret reaktsiooni, sitket jõudu ja külma närvi, Gertrud oma analüütilist mõtlemist ning vaistu. Tapja, mees, kes kontrollis veevarustust ja kasutas õnnetusi relvana. Tabati enne veel, kui kolmas ohver jõudis järve põhja vajuda. Kui kõik oli läbi, istusid nad Paunküla järve kaldal,
käed külmast ja adrenaliinist värisemas. Gertrudit aga vaevas vaid üks pisikene detail. Ma ei mõista, X, miks sind ei rünnatud? Sellele küsimusele teadis X, elumeres karastunud, üldnarkoosidest läbi imbunud mees, ise suurepäraselt vastust. Sest ma olen nii nunnu. Pilk Gertruti silmis selgines hetkega, hing rahunes koheselt, sest see oli tõesti nii. Sa päästsid mu, ütles Gertrud lõpuks, ja mitte ainult kõrgusest. X naeratas. Sa päästsid mind üksindusest. Aastaid hiljem siin Väätsa Tehisjärve paadisillal, kus kõik algas ja kus üks elu lõppes, algas 2 uut. Pulm siin oli lihtne, järv vaikne ja seekord aus. Vesi oli lõpuks olemas kõigile. X ja Gertrud Elisabeth abiellusid teadmisega, et nemad on koos kõige ohtlikum kombinatsioon. Nunnu mees, kes ei karda mitte midagi, ja kaunis naine, kes näeb mustreid enne veel, kui keegi sureb.